Nüüd siis oli Jänku onu vaigust nuku küljes kinni ja rebase onu irvitas pikali maas ning ta kõneles. Seekord oled sa mul peos. Sa keksisid ning irvitasid alati minu üle. Nüüd on sellel lõpp. Kes käskis sind teise asja puudutada? Oli mu nukk sul ees või? Kes sind tema külge kleepis? Ei keegi muu kui sa ise. Oled kõiges ise süüdi. Nüüd kükitad siin nii kaua, kuni ma hagu toon ja tule teen. Ma tahan su küpsetada, Jänku onu. Nii rääkis vana rebane. Jänku onu vastab aga õige alandlikult. Tee, mis tahad, rebase onu. Ära mind ainult sinna kibuvitsa põõsasse viska. Küpseta, kui tahad, ära aga kibuvitstesse viska. Jaa, tule tegemisega on palju tööd, arutles rebane. Parem ma poon suu üles. Poo, kui tahad, kõneleb Jänku, ainult ära kibuvitstesse viska. Jah, aga mul ei ole nööri poomiseks, pomiseb rebane. Parem ma uputan suu. Uputan nii sügavale kui tahad, ütleb Jänku, ära ainult kibuvitstesse viska. Rebase onu tahtis Jänkut õieti pinnida. Seda kardad sa kõige enam, irvitab ta. Ma viskan su just sinna. Oi, ei, seda sa ei jõua, ma olen liiga raske. Ei jõua või, ägestus rebase onu. Haaras Jänkul kõrvust kinni ja keerutas. Naksudest tuli nukk Jänku küljest lahti ning Jänku lendas eemale põõsasse nii, et ragindaga. Rebase onu tõusis püsti, et näha, mis Jänkuga juhtus. See kükitas kännul ja nakitses karvu vaigust puhtaks. No nüüd taipas rebase onu, et ta oli lasknud end sisse vedada. Jänku narrib veel pealegi ja karjub. Kibuvitsa põõsas on mu kindlus, mu kodu, kallis vennas. Rebane urises ja kadus.